nagu väga raske ennast ümber nagu koordineerida. Sellise tervisliku eluviisiga tegelikult tuleb alustada juba varakult. 18-19, see minu soovitus. Just see aeg, kus meie kehad hakkavad justkui täiskasvanuks saama, arenema, juba varem tegelikult on see kõik tähtis, on ju. Aga ütleme, 17-18 kindlasti, et hakata juba tähelepanu pöörama, sest ainult 10 aastat liida juurde, sisuliselt oled juba 30. Ja küsimus ongi selles, et missugune sa tahad olla siis, kui sa oled 30-40, kas sa tahad olla vormis ja treenitud ja tervislik ja energiline või sa juba tunned seda, et kumma hakkab tühjaks minema. Eks see on nagu sõnum noortele inimestele, et reaalselt pöörake endale tähelepanu, see on ülimalt tähtis. Raha saab alati teenida, õppida saab alati, tööd saab alati teha, aga see keha, mis meile antud on, see on üks ainus, see on ühe korra ainult ja see on kõik, seda ei saa osta, seda ei saa vahetada, seda saab ainult hoida, arendada või siis lihtsalt prügikasti visata, mis on negatiivne pool selle. Et kõik need modernsed sellised eluviisid, veipimised, tupsud, narkootikumid, alkohol, see kõik on jura, et kui te tahate seda pattu teha, nii-öelda pattu, ma kasutan seda sõna, siis äärmisel juhul jah, vahepeal viskad viina, võtad võib-olla mõne õlle on ju ja sellega see asi piirdub. See kõik see muu, uskuge mind, mis ma räägin oma isiklikust kogemusest, et juba 18 mul teatud ringkond inimesi, kellega me elasime sellist poolmunklik eluviisi ja see on kasulik, aga sa ei pea sellega äärmusesse minema. Sa pead seda tunnetama, et kus on see piir. Et nagu ma olen varasemalt öelnud, 80% on süsteem, kuidas elada, 20% lubada endale. Aga noored inimesed on tihtilugu väga mõjutatavad ja kui sõber ütleb, autoriteetne sõber, alfa sõber on eesotsas, eks ole, me kõik oleme näinud nendes gruppides, kuskil sõprusgruppides, oleme sinna, joome seda, teeme seda, siis tihtilugu inimesed murduvad selle alla, sellepärast, et neil on see kuuluvustunne, ma pean ju kuuluma. Ja tegelikult sa võid julgelt saata need inimesed sinna samma, et julge, sa ei pea ebaviisakas olema, aga ma ei soovi, ma ei taha, sa ei pea tegema mitte midagi. Ehk siis nendele survestustele, mida noored inimesed gruppides tunnevad, kasutage oma mina. See ongi puhas mina ego, ma ei taha, mind ei huvita, ma ei võta seda. Et inimestel on see mitte julgus seda öelda, sest nagu ma ütlesin, see sükene grupi kuuluvustunne, see on üks suurimaid ohte grupist välja langeda. Aga tegelikult mis siis, kui te saate langeta välja, te leiate endale uued inimesed, kellega te saate suhelda, kes on teie vaadetega, aga pea eesmärk on tegelikult see tervislikkus, kuidas sa tunned just nimelt füüsiliselt ja vaimselt. Ja see on minu nagu missioon või idee seda sõnumit edasi anda. Ma ise sellist eluviisi viljelen, 20% tegelen selle nii-öelda šalala ja bailandoga veidi, aga ülejäänud ajal on nagu süsteem. Ja ma tunnen end hästi nagu, ja ma tahan seda jagada. See on ka see põhjus, miks ma neid videosid teen. Ma tahan neid ideesid jagada, et inimesed nagu mõtleksid pikemas perspektiivis, et nad ei hävitaks ennast lihtsalt mõttetult selle mõttetu modernse juraga, nagu ma just mainisin. Narkootikumid, igasugused veibid, tupsud, jupsud, muud jamad, rämpstoidud, mitte magamine, mitte treenimine, chillimine, niisama, et see on, uskuge mind, see on mõttetu. Et see oli tänane kiire sõnum, aitäh teile ja soovin teile kõigile kõike head.